Tervist! Meil on täna plaanis mängida sellist mängu nagu ava ja avasta. Ja praegu hästi spontaanselt tuli see mõte, et vaatame, kuhu see meid viib. Et siis siin on sellised küsimuste kaardid ja siis ma annan pool sellest pakist Alarile ja pool jätan endale. Aga siis teeks niimoodi, et segame neid ja siis võtame neisi korda mööda või? No, teeme. Ja siin on siis ka sellised nagu tegevuskaardid, et siis neid tegevuskaarte me täna ei kasuta. Siis oleks vaja. Kuule, siit võib päris huvitav vestlus tulla. Ma arvan ka, et see hästi spontaanne. Yeah. Et ei ole nagu kindlalt sellist teemat, aga on selline. Ja meil on plaanis siin Eesti Pered Soomes hakata ka seda mängu mängima. Vestlusõhtutel või siis kohvilauas, et meil on plaanis siin teha selliseid laupäevaseid kohvivestluseid inimestega, et siis oleks inimesed, kes üksteist ei tunne, et siis selle mänguga saab nagu teada üksteisest rohkem. Võib ka lihtsalt kuulama tulla, kui ikka tundub, et ma ikka väga võõrastele ei taha oma asjadest rääkida. Ega siin ei pea päriselt, ega miski pole sunduslik, et kui ei taha, siis ei pea rääkima, et räägid nii palju, kui oled valmis. Aga tulla võib ikka, sest... Tulge. Meil on lõbusad inimesed siin. Just. Tore. Jomma, joo. Ole sa esimene. Kohe niimoodi või? Ei, mul tuli ju. Ei olnudki hullu. Aga... Räägi oma meeldejäävast reisikogemusest. Minu meeldejääv reisikogemus, väga huvitav. Ma olen päris palju reisinud selle aja jooksul. Ja mis on kõige meeldejääv? No, loomulikult. Ma sain Lembituga tuttavaks nüüd 11 aastat tagasi, 9. oktoobril. Ja sellel samal õhtul Lembitu tegi mulle ettepaneku, et tema tahaks minuga reisima minna. Ja mina muidugi olin väga nõus. Ja siis paar päeva hiljem, kui ta siia tagasi, ma tutvusin temaga Eestis, aga tema elas Soomes siis ja ta tuli Soome tagasi. Ja siis ta saatis mulle sõnumi erinevate reisipakkumistega. Seal oli vist mingi 5 erinevat maad, kuhu siis võiks minna. Ja plaan oli minna aastavahetuseks. Ja ma siis valisin välja Vietnami, sest ma ei olnud Vietnamis kunagi käinud. Ja siis me läksime aastavahetuseks Vietnami. Ja ta tegi aastavahetusel mulle seal kõigi eesabielu ettepaneku. Oi, nii ruttu käiski? Ja, on väga ruttu. Ja siis juba järgmise aasta märtsis me abiellusime ja maikuus ma juba olin siis Soomes siin. Meil käis me oleme kiired. Mis ei ole siin aega tead midagi. Ei, muidugi. Eks. Võt, sükke värk. Ja, no öeldakse muidugi selles suhtes, et kui tahad, et abielu kestaks surmani, siis abielu 75-selt. Et siis on tõenäosus suurem. Jaa, muidugi. Aha. Aga mina olen veel seda kuulnud, et kõige parem suhtetest on see, mine kohe reisile. Ja me läksime kohe niimoodi, et me olime 2 nädalat seal. Eks me siis seal lihvisime ka üksteise nurki natukene seal. Igast asju vaata reisil. Ei tunne ka inimest, eks ju. No ikka sealt, kui lähed nüüd võõra inimene, muidu esimesel kohtumisel on roosad prillid ees, ilus inimene ja järgmisel hetkel, ma ei tea, mulle siin ei meeldi, siin on putukaid palju või... No et sa saad ikkagi kohe näha, mis inimene endast kujutab. Ja siis veel, varem või hiljem tuleb ka õhtul pesemas käia, et kuidas ilma meikita on. Jah, seda ka muidugi. Aga sellega mul ei ole probleeme olnud. Ei, no ma olin väga noor, kui ma pidin hommikul kell 5 üles ärkama ennem, kui mu partner üles. Ja sa oled ka siukse asja läbi käinud? Olen. Ma olin siis, ma arvan, mingi selline 20-ndates selline, kus oli väga moes olla kogu aeg hommikul värske. Ma olen ka kuulnud seda osad naised on rääkinud, et
et magama minnakse siis, kui mees magab põhimõtteliselt ja hommikul ärgatakse varem meik valmis teha. Selline ma olen. Olen jah. Mingi nooruses ma ikkagi arvasin, et nii ongi. Ja poodi ma ka ei läinud ilma meigita. Ilmselgelt ei läinud. Aga õnneks ma elasin selle üle ja nüüd mul ei ole probleemi selle. Ikka huvitav, et siuksed asjad nagu tekivad ikkagi. Ebakindlus. Sellest ma saan aru jah, et ebakindlus küll, aga nagu suuremat pilti mõeldes selle taha, et no sa ei saa ju 24/7 olla kogu aeg meigitud, aga no mingis mõttes on see... Miks ei saa? Saab. et on nagu hästi kõva siuke maski kandmine. On, muidugi. Kuule, aga mis on sinu kõige meeldejäävam reisikogemus? Eks nüüd olen ise ka nagu oma jagu, ma ikkagi reisinud, aga ma arvan, et see jääb sinna 15 aastat tagasi. Ma olin käinud Soomes. Ma ei tea, kas ma Rootsis olin selleks ajaks käinud. Ma ei olnud nagu põhimõtteliselt väga reisil käinud varasemalt üldse ja siis õnnestus mul ema oli koolis tööl ja siis laululapsed läksid sinna festivalile ja sinna kaasa sättida ennast. Et Hispaanias käisime Barcelona lähedal ja ma ei tea, see on kuidagi siiamaani mulle, ma arvan, üks vägevamaid, mis mulle meeldib. Võib-olla see oli see, et see oli see esmakogemus nagu nii-öelda mingis mõttes lõunamaailmaga, et sealt jäi see, siis ma vaatasin, et see on nagu äge. Muidugi on iga riik, kus olen käinud. Teise ma võiks öelda, vist oli Tai, kus oli nii, et üks mul töökaaslane, kes on mul nüüd tänane ka väga hea sõber. Me olime äkki, ma ei tea, 6 aega tuttavad või? Me teadsime teineteist, kui me hakkasime heietama, et meil on ühine tuttav kuskilt ammusest ajast. Ja me oleme nagu varasemalt kohtunud ja siis me läksime, just kurat, mis arvad, läheks Taisse ja siis tema tuli oma naisega ja mina siis enda naisega ja siis läksime Taisse, jumala hea lihtne oli käia. Tema oli juba Tais esiteks käinud ja natukene nagu reisinud, et meil oli nagu nii-öelda reisikorraldaja poolt kõik asjad paika pannud, kuhu me lähme, kus kohas on meil ööbimised, kus me mida teeme. Me ainult Tanuga põhimõtteliselt mis me täna teeme, mis te arvate? Öelge vaid sinna, mis mõtted on, sinna lähme, et meil oli kõik nagu nii uus ja siis ma mäletan, ta rääkis, et ta ühe sõbraga olid autoreisil, ma ei mäleta, kas Hispaanias või Horvaatias käinud, mingi 2 nädala reisil ja ütles, et see sõber jäi seal reisil viimaseks, et nad läksid seal nii tülli. Jaa, see on nii huvitav, et osad inimesed nagu reisil kuidagi on hästi ärevaks muutuvad või kuidagi teistsuguseks. No selle just tekkiski see, et kus me nüüd pausi teeme, kus me sööme, kuhu me nüüd läheme, ma ikka sinna ei tahaks minna või seal ei tahaks süüa mingid siuksed asjad. Aga meile Anuga oli see ikkagi siuke kauge, Tai vägev. Ma üldse tegelikult reisil olles ma vaimustun hästi lihtsalt sellest kultuurist, et ma ei ole nagu väga sihukene, et ma läheks reisile ainult selle jaoks, et päikese all, et ma olen nüüd kuskil lõunas ja siis ma olen basseini ääres ja kuulasin tänast podcasti, siis üks mees ütles seal saatejuht, et eestlane on siuke huvitav inimene. Kui on Eestis külm, siis ta kurdab, et on külm. Kui on 30 kraadi soe, siis on liiga palav. Et eestlasele meeldib 30 kraadi sooja ainult siis, kui ta maksab selle eest. Kusjuures ongi. et see oli siuke päris äge tähelepanek. Tead, mul tuli veel üks väga meelde ja mis on seotud jällegi pulmadega. Peale seda, kui me seal Vietnamis ära käisime, siis
sügisel me plaanisime sõpradele teha, kuna me abiellusime 2, me plaanisime sõpradega teha lihtsalt siuke nagu koos veetmine Tais. Ja kutsusime kaasa kõik oma sõbrad ja kokku siis lõpuks tuli, no seal ei olnud kõik nagu meie sõbrad, seal oli veel natukene teist seltskonda ka, 16 inimest. Ja need minu sõbrad, kes sinna kaasa tulid, korraldasid meile üllatuspulma Tais, Tai rannas. Ja kuna seal oli samal ajal Andrus Khaan, vist oli ta nimi, Eesti budamunk, ta elas seal sellel ajal. Nüüd ta on kolinud siia ja minust ta tegi ühele saarele ka sellise keskuse, budakeskuse. Siia, mis mõttes siia? Mitte siia, vaid Eestisse. Ma ei mäleta, mis saarel see oli. Ja siis ta kutsus, nad võtsid ühendust selle Andrusega ja siis see Andrus võttis kaasa veel 3 munka. Ja siis kõik need oranžides riietuses need mungad istusid seal meil vaipade peal seal rannas ja siis tegid meile sellise tseremoonia seal, kus nad siis panid meid nagu paari nagu siis budistlike nende rituaalidega. Okay. No võt see oli küll ka väga, väga üllatav, siis see oli minu jaoks üllatus, lepite jaoks ka. Ja see oli ka üliäge reis, et mul oli seal tookord üks sõbranna, kes väga ammu juba on Tai austaja, nendel oli ka elamine seal vahepeal. Ja nad aastaid seal olid käinud ja siis tema teadis ka kõiki neid Tai linnasid, nurki, kuhu üldse minna ja siis oli meil väga aktiivne puhkus, et me iga päev kuskile jälle ilusasse kohta sõitsime ja ööbisime erinevates kohtades ja siis me tegime igasuguseid seikluseid seal ja see oli nagu tõesti üliäge. No see on tõesti eluks ajaks jääb meelde. Võt nii. No mulle meenus kohe peale seda, oligi me mäletaks, kas samal aastal või järgmisel aastal me läksime Palile, siis juba nagu 2. See oli mingis mõttes nagu mingis mõttes esimene reis, kuhu me läksimegi nagu 2, kus sa pidid nagu algusest lõpuni nagu juba ise organiseerima. Ma mäletan, mul mingis mõttes tekkis, et kurat, et mul seda sõpra kaasas ja ma ise mõtlema, et kuidagi palju mugavam oli reisida. Kui on juba kõik ette ära tehtud. Aga me saime ühe tuttavate kaudu, kes seal seda giidi ja seda veoteenust pakub, saime ühe telefoninumbri, siis tema seest sisustas meie aega, et kes on mul nüüd tänaseni Facebookis sõbralistis ja ta teeb lisaks vist täna Palil ka neid ka mingisuguseid siukseid retriite ja siis et noh, sellised asjad. Minu kord. Nimeta 2 positiivset asja, võimet, omadust, tugevust või midagi sellist, mille oma vanematelt või suguvõsalt oled saanud. Eks ole. Ma arvan, ma oma ema poolt olen saanud mingis mõttes siukse pehmema iseloomuomaduse. Et empaatia siis või? Empaatia siis vist, jah, on see kõige parem. Et mulle meeldib inimestega hästi läbi saada ja olla nagu mõistlik. Ma arvan, et see on nagu temalt, et tema on hästi ka siukene hella südamega. Ema on väga siuke hella. Aga isa poolt ma arvan, nagu vanasõna ütleb, et ma olen loll, aga järjekindel. Ma arvan, selle ma olen temalt saanud. Et mingis mõttes ikkagi ei anna alla, jah. No aga see on väga hea. Jah, no ma ütlengi, et ma olen nagu, eks mul oma isaga oleb mingid erinevad teemad on, aga ma mingi aeg mõtlesin, et oleks minu isa kuskil 30 aastat noorem või ütleme minu asemel olnud. Ma arvan, et ta oleks siin Soomes väga edukas ettevõtja olnud. Sest kuigi ta ei ole kunagi ettevõtja olnud,
siis ta on nagu läbi elu suutnud teised inimesed enda jaoks tööle panna. ja kuidagi niimoodi nagu ära nihverdada, et no ma toon mingi siukse näite, et siin mõni aasta tagasi hakkasin tema juures autot koristama ja tõi mulle oma vana tolmuimeja. Koristamist, kuule, et see on pekkis, et see ei tööta korralikult, et viska minema see, et ostab uue korradi tolmuimeja, et see on üks igavene vana. Ma olen viskanud ta kohe minema, võttis tolmuimeja, viis nurga taha, läks 5 minutit mööda, tõi tagasi selle. Sest, kuule, mul oleks vaja siin puid lõhkuda, et ma annan sellele, kes tuleb mul puid, ma annan talle selle tolmuimeja. Et no mingid siuksed asjad. Et siis tal on mingil hetkel, ma ei tea, kas seda võib lausa nahaalsuseks kutsuda, ta ikkagi, noh, see nüüd ei ole nüüd minu tugevus, aga see on see, mida mina näiteks temast imetlen, on see, et ta mingitel vajalikel hetkedel ta suudab ikka väga nahaalseks jääda, kui see on talle kasulik. Nagu mingist siuksest asjad. Et seal ongi nagu minu ema ja isa, kui ema on hästi empaatiline, siis isal nagu on see teine äärmus. et minu arust ükskõik millest me räägime, iseloomu, et ei tohi langeda sinna ühte poole ega teisele, et peab olema see tasakaal, et peab olema mingis mõttes elus ka, et seda nahaalsust ja teisalt peab olema ka seda empaatiavõimet, et kui läheb nagu ühele poole liiga kaldu, läheb see käest ära, läheb see teisele poole, on see jälle käest ära, et nagu igas asjas, et ikkagi see tasakaal, nagu ing ja jang, et kumb siis, kuidas see Alar Tamming ütles, et ing ja jang, et kumb siis õige on, et noh, mõlemad on nagu... Mõlemad on õiged. Jah, just. Võt. Okay. Kõik mängijad ütlevad järjekorras mõtte, mis neil seostub sõnaga õnn. Öelda võiks esimese mõtte, mis pähe tuleb. Alustab kaardivõtja. Õnn. Mul praeguses elus on minu kõige suurem õnn, mida ma kogu aeg ootan, lapsed. Et ma lähen ülehomme jälle sinna Eesti. Kuidagi praegu. Sellega seostub väga palju asju päriselt õnnega. Jah. Õnn on minu kodu, minu mees, minu elu, mis mul praegu on see, et me siin sinuga regulaarselt selliseid asju teeme, et mul on inimesed, kellega jagada. Ma ei tea, see elu on üks puhas õnn. Jah, ma arvan, et mul käis korraks nagu endal peast läbi nagu rahulolu, aga see on sama siuke metafooriline nagu õnn, et see nagu ei tõlgenda seda, mida sa selle ajal silmas pead nagu, on ju, mõtled. Nagu tihti on inimesed ütlevad, tahavad olla õnnelikud, aga siis kui küsid, et mida see õnn sinu jaoks tähendab, siis ega keegi naljalt ei oska vastata sellele, sest nad ei ole tihti mõelnud selle peale. Kui nüüd mina arvan, minu esimese asjana tuleb ikkagi see, et minule õnn on täna see, need inimesed, kellega ma täna nagu tihedalt kokku puutun. Muidugi sina samamoodi ja üldse nagu, kellega minu siukene, no see töö, mul on töö juures ka väga toredad inimesed, et sellest ei olegi, aga ma ütlen nagu vabaajaliselt inimesed, kellega ma nagu tihti kokku puutun ja mingeid erinevaid asju koos teeme, et ja muidugi samamoodi minu enda lapsed, et mul on nagu rõõm tõdeda, et mul on väga toredad lapsed välja arvatud, mitte vähem tähtsam kahju on mul see, et minu noorem tütar ei taha mu käest musi enam saada. Mürgine. Vist küll, jah. Mingi aeg oled mürgine ja siis ta ühel hetkel tuleb ja... Alles oli.
Minust see oli alles, aga tõenäoliselt see alles on võib-olla 2-3 aastat tagasi, kui õhtul, issi, kus sa mulle musi ei annagi või? Ja nüüd õhtul lähed sinna lapsele ja või siis hommikul lähen tead sinna ka, nagu minu harjumus on, et ma käin ikkagi lapse ja naise juures enne, kui ma uksest välja astun ja siis ta ärkab ka üles ja sul vaatab siukse näoga otsa, siis keerab selja sulle, et mida sa nüüd teed siin minu toas. Hakkab suureks saama. Hakkab jah, ega eks sealt ongi, et kui see on nagu loomariigis, et ega see, kui see ei võõruta neid kutsikaid, siis nad tunduvad, et nad võõrutavad ennast ise. Just. Mida sinu kord? Ma ei ole jõudnud seda isegi vaadata. Need on need teised kaardid. No tegevust ärme praegu tee. Jah. Räägi ühest oskusest või omadusest, mida oled endas arendanud. Ma arvan, et ma arvangi, et mul on kujunenud oskus õppida rääkima mingis mõttes. Ennast väljendama. Väljendama, jah. Väljendama ja seda sirge seljaga. Julgelt avaldama oma arvamust. Ja. See on väga, väga kuldne oskus. Kui ma siin 5 aastat tagasi, ma ikkagi väga valisin, kus kohas ma käin, kui ei olnud niimoodi võõras sünnipäevas, näiteks läksid sünnipäevale, kui seal need teised inimesed ei hakanud sinuga vestlema, siuksed, tere, nagu siukest sõbralikkust välja. Ma võisin olla seal peol, kas oma naisega kahekesi, nii et nagu 2 tükki istuvad seal laua taga, mitte kellegi ei räägi. Ja siis oligi tihti, et kui inimesed tulid sinuga nagu rääkima ja sa vaatasid, et need on siukesed sõbralikud inimesed, siis võis minna niimoodi sulandud, saad nagu nii-öelda sõpradeks kohe. Ja aga kui seal ikkagi oli siuke, kes te siis olete või mingid siuksed, siis see jäi hästi siukseks pinnapealseks. Ja kui ma hakkasin sinu juures teraapias käima ja hiljem otsustasin sinna õppima minna, siis ma selleks ajaks olin ka avastanud enda puhul see, et mulle meeldis pigem inimesi rohkem kuulata. Ma arvan, võib-olla sellepärast meeldis kuulata, sest mul ei meeldinud ennast väljendada. Siis täna vahest lobisin päris palju juba. Liigagi. Liigagi, jah. Ja ma arvan, et jah, see rääkimine, enese väljendamine, ma tihti nagu orienteerun nagu ka selle pealt, et kui mul mõte pähe tuli, siis ei tulnud tühja koha pealt, et siis tuleb see ka välja öelda. Otse kohe ja sealt väljendada ennast. Ma arvan, see on minu see üks oskus. See on suurepärane oskus. Kõik mängijad nimetavad ühe omaduse. Ma ei tea, kas nüüd läks järjekord sassi või? Miks? Mina rääkisin oskusest. Okay. Kõik mängijad nimetavad ühe omaduse, mis iseloomustab atraktiivset inimest. Öelda võiks esimese mõtte, mis pähe tuleb. Atraktiivne inimene sinu jaoks. No vaata, me tegime selle. Atraktiivne, aga teeme siis niimoodi, et mitte et ei ole nagu sinu jaoks naine või minu jaoks mees, vaid üleüldse atraktiivne. Minu jaoks atraktiivne inimene on see, kes on ehe, aus ja otsekohane. Ja see ongi minu jaoks nagu selline, et ma lihtsalt vaatan selliseid inimesi ja mõtlen, et aitäh sulle, et sa selline oled. Et see on nagu nii tervendav ja nii värske, kui inimene nagu, kui ta isegi ütleb sulle, et kuule tead, mul on sinuga mingi imelik vibe. Aga ma pean sind vist rohkem tundma õppima, et ma lihtsalt võib-olla ei tunne sind, eks ju. Et see ei ole nagu mingi siuke üleolev. Silmakirjatsemist või sellist nagu näo ees nagu teen head nägu, eks. Aga siis keelan selja ja siis löön sulle noa selga, eks. Et ma vaatan inimesele otsa ja ma saan temaga avalalt ja ausalt ja otsekoheselt
suhelda ilma, et ma peaksin sõnu valima. Et ma saan tunda ennast vabalt temaga. See on minu jaoks ja ei ole üldse vahet, kas see on mees või naine. Ja no mul on selles suhtes sama, aga ma nagu lisaksin see, et mul peab ka olema nagu mingis mõttes huvid võiksid kattuda. Et noh, aus ja otsekohane küll, aga kui noh, mida ma toon näiteks autodest, ma ei tea, kas ma viitsiksin kellegagi otsekoheselt 2 tundi autodest rääkida. Aga samas mingid sellised enesearengu esoteerilised teemad või nagu me siin oleme rääkinud, mis siis, kui Matrixid või reptiilid või tulnukad või seda on nagu, mulle nagu meeldib jah, et need inimesed on mulle atraktiivsed. Ma mäletan, see oli küll minu ekskaasa meie vestlused, me ei olnud veel selles suhtes paar, aga meie vestlused hakkasid sellest, et ma olin lugenud raamatut, Kes ehitas kuu. Ja siis me arutasime omavahel, et mis see kuu on ja või et kas näiteks tulnukad on olemas või siin mõne teooria kohaselt on ju, et olen kuulnud, et tulnukad on kuu maale ehitanud selle jaoks, et siin elu saaks eksisteerida. Mingid siuksed nagu arutelu teemad ja sellel ajal oli see nagu mulle väga atraktiivne, et keegi viitsis kuulata ja kaasa mõelda ja arutada. Ja, tead, mis on veel minu jaoks oluline? Minu jaoks on oluline see, et inimene oleks avatud ja laia silmaringiga. Ta ei oleks nagu sellist, tead, silmaklapid, et noh, ma ei tea, ma toon mingisugune siuke näide, et osad inimesed jäävad hästi kinni sinna haridusse või sellesse, et noh, mul on nüüd siin, ma ei tea, mingi mitu kõrgharidust, on ju, ja mina tean, kuidas asjad käivad, on ju, ja siis seda mingit muud maailma siis justkui nagu maha teha või pisendada, et nagu ei mõtle üldse nagu laiemalt seda asja. Et mulle on hästi atraktiivne minu arust inimese puhul see, kui ta on selline intelligentne ja avatud maailmale, teistele inimestele, vastuvõtlik ja on võimeline nagu tõesti sõbralikult arutama asju. Mitte niimoodi, et see, mis sa räägid, see on täitsa lollus. Aine? Et see mulle meeldib. Ma tean, kas ma selles ühes meie vestluses rääkisin, et mul kadunud onupoeg kunagi küsis, et kuule, et kust kohast tuleb diisel. Ma ütlesin, maa seest. Ei no maa seest küll, aga et kuule, neid pumbatakse nii palju, et noh, saad sa aru, et kui sa palli seest hakkad õhku välja imema, siis see saab ju otsa ühel hetkel. Ma ütlesin, no ma ei tea, et no kuna väidetavalt nafta on tekkinud siis mingite kihtide miljonite aastaste lagunemisega, et ega iga päevaga tuleb ju mingi kiht, mis on jälle miljon aastat nagu vana on ju. Ei. Ma ei tea, kuidas see on, aga see, mida sina ütled, see kindlasti nii ei ole. No mida sa siis küsid mu käest? Ma tahtsin teada, sa ei taha teada ju. Ma tahtsin teada, kas sina arvad ka nii. Ma tahtsin kinnitus sellele, et see, mida mina arvan, see on õige. Aga ma ei tea veel, mis ma arvan. Jah, ma ise päris täpselt küll ei tea. Aga ma tean täpselt, kuidas ta võiks olla. Jah. Midagi sellist. Aga mis siis, kui need asjad on hoopis teistmoodi, kui sina ja mina arvame? No just nimelt. See on nagu hea, see avardab, mitte et see nüüd nagu, võt nüüd selle asjaga ma nüüd olen nagu avameelne või suurem, aga võt selle teise asjaga ma nagu ei ole. Et nagu mina nagu ise nagu mõtlen nagu erinevatel asjadel ikkagi, mis siis kui, et lasen nagu sellel mõttel, see mingis mõttes avardab seda oma mõttemaailma silmaringi juba see, et sa nagu annad võimalusi, et need mingid asjad laiemalt. Jah.
See on hea küsimus. Räägi, mis juhtub sinu arvates pärast surma? See on tõesti hea küsimus. Ma olen nagu mõelnud sellele päris palju. Mulle meeldis ühe filmi katkend, kus Buda munk ütles, et kui me sünnime, oleme me nagu tilk vett ookeanist. Ja kui me sureme, siis me läheme sinna ookeani tagasi. Siis ma olen ka nagu vahepeal mõelnud, et mul nagu kindlat seisukohta ei ole selles suhtes. Et ma olen ka mõelnud, et äkki inimesel on lihtsalt soovmõtlemine ja sureb ära ja ongi kõik, aga kuidas see oli see energiaseadus, et midagi ei kao ega ei tule kuskilt juurde, see lihtsalt muutub, siis ükskõik, kas me nüüd lisame selle, et me läheme taevasse, mis on ju ka osaliselt isegi tõsi. Juba sellepärast on see tõsi, et kui meie keha ära laguneb, tulevad sealt gaasid, on ja siis muutume ju õhuks ja üks osa muutub meist maaks. Et võib-olla see ongi see osa, mis muutub õhuks, see on see hing seal kuskil taevas ja nii ongi, aga ei tea, ma ei tea, kas see mulle midagi ka annab, et muidugi Alar Tamming ütles hästi, et see, kui inimene, ma võib-olla olen ka seda juba kordan, aga et kui me Jumalat ei usu ja Jumalat ei ole olemas, siis ei juhtu midagi. Aga kui me Jumalat ei usu ja Jumal on olemas, et siis võib meil peale surma ikka väga kehvasti minna. Et minust ka see on nagu, mitte et ma nüüd püsti nüüd usklikuks hakkaksin nagu selle pärast veel, aga nagu me oleme ka varem rääkinud, et kui ikka asi pära hulluks lähevad, et küll me ikka sinna ülespoole vaatame, et ja inimesed, keegi isegi kuskil ütles, et see on täitsa meditatiivne seisund vaadata taeva poole, et inimesed on 1000 aastaid vaadanud taevasse ja et kui sa tahad nagu nii-öelda kõige lihtsam meditatsioon on see, et vaata mõnda aega taevasse, et silmad liiguvad ülesse ja aju saab juba nagu signaali, et nii, nüüd on rahunemishetk nagu nii-öelda mingis mõttes. Väga äge. Vaata, aga sa ei räägi sellest, sa räägi ka, mis sa arvad surmast. Mis juhtub siis, kui surm saabub? Mis juhtub sinu arvates pärast surma? No mina olen ka see surma teema, ma arvan, huvitab absoluutselt kõiki inimesi. Sellepärast üks kindel asi, mis siin elus meiega alati juhtub, on see, et me sureme, eks ju. Ja ma olen lugenud igasuguseid raamatuid, jutuajamised Jumalaga ja siis ühe neurokirurgi koomas oleku aega, kus ta päriselt oli peaaegu surnud ja siis ta ärkas üles ja siis ühe naisterahva, üks tervendaja, kellel oli hästi suur kasvaja ja ta ka oli juba surnud ja tuli sealt teiselt poolt tagasi ja see kasvaja väga kiiresti hakkas paranema. Talle öeldi seal teisel pool, et tal on veel siin väga palju ära teha. Ja peale seda, kui ta siis sealt tagasi tuli, siis ta siiamaani sõidab mööda maailma ringi ja räägib sellest oma kogemusest. Ja neid raamatuid on ju teisigi, eks ju. Kui minu ema ära suri, siis ma tegin temaga kokkuleppe, et kui sa ära lähed, siis anna mulle märku, et kõik on hästi. Või mis iganes kujul sa siis seda märku annad. Ja siis ma tegelesin mingi aasta või isegi 1,5 aastat praktiliselt iga õhtu enne magaminekut ma ei mediteerinud, vaid ma lasin kõrvadesse läbi kõrvaklappide selliseid erinevaid sagedusi. Ja see on mediteerimine ka, eks. Ja siis need sagedused ühel hetkel hakkasid niimoodi töötama, et ma hakkasin väga veidraid aistinguid kogema. Ja ma hakkasin väga palju nägema surnud inimesi. Ja ma hakkasin vägagi tundma oma ema lähedal olekut füüsiliselt.
ja ta käis mul vähemalt pool aastat peale seda, kui ta suri mind öösel kallistamas ja kaisus hoidmas. Ja nüüd, kui mõni seda kuulab, mõtleb, et see on nüüd küll täitsa peast uhuu, on ju. Aga no see oli minu kogemus, on ju. Ja siis ma sain aru, et aga võib-olla tõesti see jätkub ikkagi. Aga lihtsalt mingil teisel kujul. Ja, võib-olla ei ole seda keha, aga miski meist jääb ikkagi alles ja jätkub kuidagi ja võib-olla meie mõistuse seda ei adugi. Ja samas, kui seda ei ole, no siis ma arvan, jääb meil üle ainult seda elu, mis meil on siin väga üürike aeg siin maa peal, elada nagu 200-ga. No, aga me ei saa samas väita, et me praegult ka tegelikult ärkvel oleme, noh, kes seda teab, see kõik on illusioon võib-olla. Et eks magades kõva või mingid sellised selged unenägu näha, ma olen küll öösel üles särganud, kus süda klopib niimoodi, et tead rinnust välja, aga miks, kui ta aju nagu ei tee vahet sellele, et kas see oli sellel hetkel uni või on see päris, et mine võtta kinni, võib-olla me hoopis ärkame peale surma. Võimalik, jah. Kõik on võimalik. Ma olen väga avatud sellele. Ma arvan, et surm mind väga ei kohuta. See on nagu sündki. Ma arvan, et beebile sündimine on ka hirmutav. Ma olen päris kindel selles. Ja ma arvan, et ka see, sest sündimine on ju samamoodi ühest olekust teise tulek, eks ju. Et vee elanikust saab äkki maismaa pidin seda ütlema, et seda olen ka kuulnud. See on ju ka suht selline nagu ulme, eks ju. Et siis järelikult peale surma saab sellest maismaa elanikust miski muu. Võib-olla ta läheb vette tagasi, kus ma tean. Et huvitav on see. Aga anyway, on siis seda elu seal pärast surma või ei ole, ma ei tea, tasuks elada nagu seda, mis sul praegu siin on siis. See vähemalt lähed rahus sinna teisele poole. Sellele võiks nagu aina rohkem mõelda, et mitte nagu kõik targad ütlevad, et ära muretse ei eilse ega homse pärast, et ela nüüd ja praegu on ju, et pole ju mõtet hakata, et issand jumal, ühel päeval suren ära ja kui ma veel, mis siis veel saab? Mingis mõttes oleks, ma mõtlen, et oleks jälle hea ka mõelda selle peale, et äkki kui põrgu ongi olemas, et võiks ikkagi seda elu elada nii, et sinna katlasse ei läheks. Ma arvan, et see põrg on meie sees. Ma ei usu, et seda on nagu sellisel füüsilisel kujul olemas või sellisel mingisugusel kujul meist väljaspool olemas. Ma arvan, et me loome selle põrgu enda sees täiega. Ja võib-olla, kui sa ka ära sured, siis ka see põrgu võib jätkuda. No jah. Et, ma ei tea. See on muidugi selline teema, millest võib rääkida lõputult, ma arvan. No, filosofeerida siin, eks ju. No jah, aga keegi meist täpselt ei tea ju. Ei tea. Mul oli kunagi, kui ma õppisin transpersonaalse psühholoogia koolis, siis see oli Holistika instituudis. Me tegime ühe mooduli, kus oli siis teemaks oli matused, surm ja matused. Ja siis selline töötuba oli, et me võtsime baaridesse ja me korraldasime üksteisele matused. Ja siis pidime nagu, kõigepealt oli intervjuu, et kõigepealt oli siis ühe inimese matused ja siis teise inimese matused. Tegime siis intervjuu, et kuidas sa nagu tahaksid, et sinu matused oleksid. Ja siis see, kes sind intervjuuris, see paariline pani kõik kirja sinna, eks ju. Ja siis tegi ka siis sellise nagu ärasaatmise kõne selle põhjal, mis sa siis nagu ütlesid talle, on ju. Ja siis oli nii, et panid ennast siis pikali, tema pani sulle tekid peale ja siis sa olid seal see surnu, on ju. Ja siis see inimene siis rääkis sulle sinust, milline sa olid nagu on vaatamatust käinud, eks ju. Aga tead, mis oli üllatav? See surnu pidi täiesti vait olema, tema pidi surnud olema. Ma oli surnu. Ja siis oli veel vist, lina oli ka üle pandud, et ikka päris ka oleks, on ju. Ja siis mina muidugi vist panin kirja sinna, et mina tahaksin
et minu matustel kõik laulaksid, tantsiksid, oleksid rõõmsad, et nutta võib ka, aga niisugust nagu itkunaisi nagu ei ole vaja. Et no ikkagi lõpus, et ma sain ikkagi ära siit sellest agooniast, eks ju. Aga minu paariline oli minu sõbranna, noh, lapsepõlve sõbranna juba, eks ju. Ja siis ta tegi mulle nii kurva matuse. Ja siis ma mõtlesin, et täitsa pikkis. Sa päriselt sured ära ja sa ei saa ju enam seda kontrollida. Sa võid ju öelda küll, et kuule, ma tahan, et sa nüüd naeraks siin, on ju. Aga no kui tema seda ei tee, on ju. Ja siis me tegime temale matuse ja siis, aga tal vist jäi mainimata, et mis aasta ajal ta tahab nagu matust saada. Ja siis ta ütles, et ta tahab, et teda maetakse tema koju aeda mingisuguse selle puu alla sinna, eks ju. Aga ma ei tea, kus see mul tuli, et on talv, on väga külm. Maa on jääs. Ma ei tea, kus see tuli. Ja siis ma tegin selle matuse talle ära. Ja siis ma ütlesin, et no jah, ja siis juba hakkab väga külm ja kõik külalised nüüd lähevad tuppa. Peie lauda, eks ju. Ja siis ta pärast jagas mulle, what the fuck, mind jätate üksi sinna külm. Ja. Et see oli nagu väga kihvt asi. Mul hakkas film teistmoodi käima, ma juba mõtlesin, et kuidas sa kirud seal kõrval, et maa on külmunud ja ma pean seda auku kaevama nüüd siin, et sa ka ei võinud ei no aua kaevavad ju, kaevavad kaevavad. Ei seda küll, aga mul kuidagi hakkas siuke film. Aga millegipärast mul tuli nagu selline nagu tõsine sügav talv, paks lumi, külm. No sa oled Soojamaa inimene, sa ei tahtnud, et suvi raisku läheb, et teeks neid kurvad asjad külmal ajal ära. Aga see oli pärast, ei no jah, muidugi. Lähevad siis sinna tuppa ja hakkavad seal sööma ja jooma ja neil on seal soe. Et kuidas ei saa päriselt, kui sa ära sured, ega sa päriselt ei kontrolli seda, mis saab enne nii. Et teeks nii, et ma suren ära nädalavahetusel, et keegi ei peaks töölt ära tulema. Näiteks on nii. Vaat siuke lõbusvärk oli meil. Jah. Kuule minu korda, sinu kord, juba läheb sassi. Nüüd sinu surmast rääkisime. Noh, Alar, üks äge teema tuleb. Lõpeta järgmine lause. Üks asi, mis kunagi valmistas mulle häbi, kuid enam mitte, on. Ma ei teagi, mis see nii mõtleme häbi. No ma ikka oma keha pärast olen häbi tundnud ikkagi enamuse oma vist üks täiskasvanud ajast. Ma ei tea, kas see tegelikult enamuse ma ei saanud olla, ma ikka sõjaväest tulin, siis ma nägin päris, ma olin väga rahul, meeldine ma välja nägin. Pigem hakkasid siis, kui hakkas siuke stressi rohkem tulev ja seda ülekaalu hakkas tulema, et siis aga no ma ise seda soovisin, ma mäletan, ma võib-olla olen seda ka rääkinud, et ma tulin sõjaväest tagasi, ma kaalusin mingi 74-75 kilo. Väga vähe mehe kohta. No jah, sõjaväes ma võtsin veel kõvasti alla, sest meil tehti kõvasti sporti seal ja ei tuld seda juurde seda, noh, täna natukene toitumisest juba midagi teades ka, siis ei saadki väga tulla, aga ja siis ma reaalselt sellel hetkel või ajal sealihast või pekist tekkis see rasv sinna panni peale, ma lihtsalt sõin seda rasva leiva peale, rasva ja ma mäletan, ostsime tuttavate käest piima, ikka kodulehma piimal oli 3-liitrises purgis, pool oli seda koort, et lahmasid seda sisse ja siis ma ütlesin, et kurat, et noh, noor ka on ja paaris käimised ja asjad, ma võiks nagu tulla ma võiks mingi 90 kilo kaaluda, et siis ma vähemalt olen juba nii suur, et noh, kakluseks läheb, et siis igaüks mind nagu pikali ei lööks, et ma arvan, et seda ma olengi vist äkki. No see igal juhul tuli mul praegu pähe, mida ma olen nagu häbenenud. Et enam nagu ei häbene siis? No, mitte väga, natukene võib-olla, aga ma arvan
mitte vähe, mul on nagu rõõm olnud siin jälle natuke mõne kilo alla ka võtta. Siis läheb kohe paremaks. Jah, et kui ikka kaalu peal on 2-kohaline number, siis on natuke enesekindlus kohe tõuseb sellega. Huvitav. No ma arvan, et minul kui naisterahval on ka eluaegse keha teema olnud, eriti nooruses. Praegu enam ei ole, ma olen täitsa võimeline võtma, ma arvan, paljaks ka ennast inimeste ees ja mul ei ole häbi. Aga on olnud neid aegu küll, kus ma isegi ainult pimedas ja teki all. Ja kusjuures ma ei ole kunagi olnud ülekaaluline, ma pigem olnud hästi kõhna. Kuulan ja imestan, ma mõtlen, sa näitasid mulle mingit absurdne, pilti. Täiesti tagantjärgi mõtled, sest täitsa absurdne. Et ma olen ikka olnud pigem nagu pigem kõhna kui üle. Et praegu ma olen muidugi, ma olen 53 saanud, ma loomulikult olen juba mingisugune 8 kilo üle selle, mis ma olen muidu nooruses olnud, eks ju. Nooruses olin 59, niimoodi, see oli tavaline. Aga ikkagi jah, täitsa kummaline. Ja nüüd tagantjärgi mõtled, et see on nagu täiesti nagu kirjeldamatu, miks, et kust see tuleb, see häbenemine. Ja kogu aeg on siuke tunne, et ikka nagu paar kilo võiks veel ikkagi alla võtta. ja üks on, ma arvan, mul on nagu täna on nagu ka see teine pool on see, et ega ma arvan, ma väga ei põeks, kui ma peaksin ka alasti võtma, aga see on nagu mulle on ikkagi väga-väga siuke suur teema olnud, et häbi. Ja. No siis teine asi, mida ma võib-olla kunagi suures grupis sõna võtmine. See oli minu kõige suurem hirm. No see ka muidugi. See oli nagu nii õudne lihtsalt, et mäletan seal koolis meid oli mingi 50 tükki seal istusid kõik ja kõik siis pidid rääkima midagi iseendast või ma ei mäleta, igatahes pidi ringis rääkima, jumal, ma arvan, ma vist tegin kõik valgusfoori need tuled ära. Siis ma mõtlesin, et mida ma ütlen, et kindlasti ma ütlen midagi väga tobedat. Raudselt, nii lolli juttu keegi ei aja kui mina ja kõik vaata sellised hinnangud enda kohta, eks ju. Ja siis, kui tuli minu kord, siis aga samas vaata kuulad, eks ju, sõltub sellest ka, kus sa istusid ka, et kui sa olid seal poole peal, ja siis kuulad neid, mida keegi räägib, siis mõtled, et kurat, minu teema. Tal on ka. Okei. Ja siis tuli välja, et praktiliselt 2/3 oli sama teema. Ja siis hirm oli ikkagi aga tõesti see, mis ennem seda kõik, ennem sinu järjekorra tulekut ära toimus, kõik need, see oli ikka päris hull. Ja selles on, et teid, see on ka kindlasti minul hästi suur teema olnud, et nendel laagrites siis on olnud erinevad töötoad, kus sul oledki 50-70 inimest on koos, kus sa pead midagi ütlema niimoodi. Räägi nüüd endast. Või siis lõpukõne on olnud, et viimastes, kuigi ma enne seda lõpetamist tunned ennast nagu okei, ja siis käib su nimi ära, siis on ikkagi käib mingisugune jõnks käib ära, aga ma arvan, et üks suuremaid ja kusjuures ma olen alati tahtnud, et olla selline, kes sünnipäeval ütleb toosti või kas nüüd just õhtu juhtimine, aga ma olen nagu jah, et see on nagu mul mingis mõttes soov olla, et see sünnipäev matus, et kedagi hea sõnaga meenutada, et mul on nagu mõelnud, et ma võiksin olla, et mul võiks olla see siukene oskus või omadus või julgus, et kus nagu öeldakse, või et öeldakse Alar, kus sa näiteks öeldakse, miks mitte, on ju. Et siin veel 2 aastat tagasi, kui mul onupoeg ära suri matustel, siis ta poeg ütles, et Alka, et kas sa ütleksid midagi. Ma nüüd kohe, kui ma kogun ennast ja lõpuks see jäi
pärast jäi see mind muidugi piinama, et et oleks võinud midagi öelda. Samas nüüd enne jõule mul oli, ühel sõbral oli 50 juubel, keegi ei palunud, muusika mängis ära ja siis ma läksin, eks ma olin natukene alkoholi ka küll võtnud, aga ega sellest hoolimata, ega varasemalt ikkagi siukest asja ei oleks teinud. Palusin kõigi tähelepanu ja siis ma ei mäleta küll täpselt, mida ma ütlesin, aga siis pidasin väikse siukse kõne oma sõbrale, et päris äge. Et mul on, sellega meenub mul nagu mingid asjad veel, et ma kunagi, kui ma Soome tulin, siis ma ja keelt ei osanud. Siis ma mõtlesin, et kurat, et ma tahaks nagu selle keele niimoodi selgeks saada, et ma võiksin soomlastega vabalt rääkida, nalja visata mingite asjade üle. Et siis oleks nagu palju siuke mugavam või mõnusam nii see töö kui see Soomes elamise keskkond. Aga siis hakkasid minu hellu tulema siuksed koostööpartnerid, tuttavad, kes olid siukse, ei olnud nagu suu peale kukkunud ja siuksed naljamehed soomlased ja ühel hetkel ma vastasingi, et me viskame koos nalja, et see muutus nagu suht tavaliseks, et rääkida ja visata nalja soome keel on lihtsalt nii suus ka täna, et ma ei pea väga ei muretse selle pärast ja tänaseks on nüüd, kuna ma vist mainisin, et mul on see mu tööpaariline on inglane, et ma ikkagi vaikselt teen nalja ka juba inglise keeles, et kordamööda saab seal kergelt lõppida, et eile küll oli see teistpidi. Töökaaslane küsis, et natukene kuidagi siukse närvilise olekuga küsis, et Alar, kuidas täna tuju on? Ma ütlesin, ei ole kõige parem. Et natukene on nagu nii ja naa. Okei, kuule, ma lähen siit toast ära, siis on su probleem lahendatud. Või su probleem on siis toast välja läinud. Et mulle nagu meeldib tegelikult jah, siukene. Et olla mingis mõttes ka hea tuju looja, et kui inimesed on morbiidsed kuskil seal sünnipäeva laua taga, nagu eestlane on alguses saab vedama pärast pidama. Et võiks olla siuke iseloomu omadus või ma võiksin ennast kuidagi nii palju harida, et kes viskaks nälja ja tõmbaks asjad nagu kiiremini käima, kui siis, kui kodumineku aeg on, et siis keegi ei taha enam koju minna, sest et nüüd hakkab nagu elu keema eestlasel. Just. No ma ei tea, meil on peaaegu õppinud, aga siin nüüd mänginud seda mängu, et teeme veel viimased või? No teeme. Nüüd on siis minu korda. Ma ei tea, kui palju ma sellest rääkida oskan, aga räägi ühes muinasjutust või lasteraamatust, mis sulle lapsepõlves meeldis. Miks see sulle meeldis? Mulle oli see, mis mulle esimesena pähe tuli, oli see, et me ei elanud tegelikult 5 kilomeetri kaugusel elasime lasteaiast. Aga mingitel põhjustel me ikkagi pidime ööseks lasteaeda aeg-ajalt jääma. See oli minu jaoks nagu sihukene draama ja trauma, et ma ikkagi väga tihti nutsin, et mu vanemad mulle järgi ei tulnud. Ja siis oli seal üks kasvataja oligi siuke, et kuule, mida sa ulud ja vait ja kui sa nüüd vait ei jää, siis sa saad veel suge. Ja siis oli 2 kasvatajat. Üks oli see, et kas siis vanemad olid taga rääkinud, kes alati võttis kaasa, kuidas need olid, need maapähkleid või? Siis ta võttis mind enda sülle, puhastas mulle maapähkleid ja hoidis mind nagu rahulikuna. Tema meeldis mulle, aga teine oli teine kasvataja, kes meile luges siis õhtul magama minnes muinasjuttu ja see muinasjutt oli Antsust ja Greetest. Ja ma ei tea, sellel hetkel see oli nagu
see oli nagu nii teistmoodi, et naljalt nagu ma ei mäleta, kas mul vanaema õde oli äkki ka, kes meil luges, aga see oli nagu lapsele oli see, et täiskasvanud räägib sulle muinasjuttu, see oli kuidagi nii suur asi, et kõik igasugused mured või see ööseks lasteaeda jäämine tundus nagu ei tundunud enam nii hirmus, sest et tal oli niisugune hästi mõnus ja mahe hääl sellel kasvatajal ja ta rääkis kuidagi seda hästi ja Antsu ja Grete muinasjutt, ma arvan, on jah see. Kas sa tead, mis küsimus mul on? Noh, sa võid ka muinasjutust muidu enne rääkida. Räägi ühest raamatust, mis sulle väga meeldis. Miks see raamat sulle meeldis? Ants ja Grete või? Vaata, kui äge. Ei, minule ei lugenud keegi kunagi muinasjutte lapsena ja ma mäletan, et ma hakkasin lugema siis, kui ma olin mul oli vanaisal hästi suur raamatukogu. Tal oli kõik raamatute seiklusjutte maalt ja merelt. Vene ajal, ma ei tea, kus ta neid sai, aga igatahes tal oli terve sein oli täis ja talle väga meeldis lugeda. Ja siis arvatavasti siis tema oli ka minu see eeskuju. Ma kogu aeg nägin teda lugemas ja siis ma nägin seda, kuidas vanaemale käis see närvidele, et mida sa seal jälle loed, nii palju on vaja teha. Ja siis ma ühel hetkel hakkasin sealt raamaturiigulist siis järjest neid raamatuid võtma. Ma arvan, ma olin mingi 12, 13 kuskil. Kui ma võtsin esimeseks endale lugeda 3 musketäri. Ja vaata, seal on mitu osa, eks ju, seal on see 3 musketäri, siis on 10 aastat, siis oli vist, ma ei mäleta, ja lõpuks oli 20 aastat hiljem, eks ju. Et tead, ma nagu, see oli see raamat peale mida ma hakkasin raamatuid neelama lihtsalt. See nagu tegi mul selle raamatu ukse lahti või selle lugemise ukse lahti. Aga ma mäletan veel seda, et see raamat, ma läksin nagu nii sisse sinna. Kuigi ma olin näinud ju seda Vene filmi, aga see raamat on ikka hoopis midagi muud. Ikka palju parem. Ma ei tea, kas sa oled lugenud seda? Ma arvan, et olen, mul on vähemalt meeles, aga ta ei ole mulle nagu, mul on hoopis midagi, üks teine raamat, mis on mulle nagu meelde jäänud, et eks ma räägin sellest. Et ma nagu lugesin seda ja ma läksin nii sisse, mul täitsa nagu film jooksis ja see oli nagu, loomulikult vaata iga ka selline 12 on ju kuskil see puberteet juba on ju, siis ma olin sellesse Aatusesse nii armunud. Aatus oli see... No Aatus oli ikka see kõige ilusam mees seal. See juht siis või? No ta on selline vanem ja mõistlik. Mul need Aatus ja Portus ajas no Portus oli siukene see paksukene, naljatilk on ja siis oli Aramis on ju, kes oli see ilueedi on ju, siis see Tartani on mulle päriselt üldse meeldib. Mulle meeldis see Aatus. Ja siis, aga ma ei suutnud lugeda seda viimast raamatut. Saad aru, see 20 aastat hiljem, siis kui kõik seal ära surid. Ma lugesin poole peale ja siis ma olin juba see, ma ikka nutsin korralikult, ma ikka ei suutnud lugeda seda lõpuni. Ma vist ühel hetkel otsustasin nii, nüüd siin see lõpeb. Ja siis ma vist viimase lehekülje seal lugesin läbi. Ma lihtsalt ei suutnud, ma ei tulnud toime sellega. Sa ei tahtnud, et Peigmus ära sureb? Ma ei olnud nõus sellega, et kõik ära surevad seal. See oli nii kurb raamat lihtsalt. Et see on, ma arvan ka, mis on jäänud mulle eluks ajaks, aga issand neid raamatuid on nii palju, mis on mind nii palju mõjutanud päriselt oma elus. Mulle endale meenub, nii kui sa selle küsimuse küsid, oli 15-aastane kapten. Jah, seda ma lugesin. Ja vist oli see teine oli onu Tommi Onnika või? Jah, no see on ka selle seiklusjutt. Jah, et ma ei mäleta, kuidas ma selle, kas see oli kooli poolt juba või mis põhjusel või kuidas ma neid üldse lugema hakkasin. Aga ma mäletan nüüd lugu, kuidas kas siis oli, ma ei mäleta, kas see oli päris öössel või oli see hommikupoole, kus ema tuli tuppa vaatas, mis see Alar on üleval, tõmmas teki üle pea või sealt maha, öössel loed raamatut. See tundus nagu nii põnev, et sa jäid nagu selle põnevusega magama ja siis kas siis seal unes nagu sa tahtsid nagu teada, et mis edasi saab, siis vahest oli nii, et öössel läks uni ära ja siis ma ei mäleta, kas siis taskulambi najal või mille najal siis või oli, no mis seal iganes.
et siis ma nagu lugesin. Ma ise seda naljalt ei mäleta, aga ema ühe korra tuletas meelde, et see on ikka imelik, et vahest jah, öössel avastas, et poiss see ei ole mitte midagi imelikku. Mina tegin seda pidevalt ja hommikul oli väga raske tõusta ja ma teen seda siiamaani. Nii et ma ikkagi väga mõtlen, kui ma mingisuguse hea raamatu endale viimane, kui ma lugesin sellist ilukirjandust, muidu ma olen lugenud igasugused psühhoteraapiaid ja konstellatsiooniteooriaid ja no kõike tead sellist, eks ju. Ja siis mul jäi see ilukirjandus nagu soiku. Ja siis ma ühel hetkel väsisin nii ära sellest teooriast ja kõigist sellest ekseldamisest ja siis ma mõtlesin, et peaks midagi kerget lugema ja siis ma kuulsin sellisest raamatust nagu 7 õde. Ja no ma mõtlesin, mis seal siis ikka, mingi kerge kirjandus on ju, loen ära, aga seal oli ka mitu raamatut. Minust kas ongi nagu 5 või 6 raamatut seal kokku. No mis sa arvad? Kõik need ööd olid mul magamata lihtsalt. Sellepärast, et ma lihtsalt ei suutnud ära lõpetada seda. Ma tahtsin teada, mis tuleb, see oli nii põnev lihtsalt. Ja siis ma mõtlesin, enam ma ei tee seda. Aga see praegu pani... Ma ei võta sarja endale enam. See pani... Mul on nagu nüüd juba päris 2-3 aastat vist on küll juba see, et ma võtan mingi raamatu, tuleb see, et või keegi kuskil räägib, ma ostan selle raamatu ära, ma arvan, ma olen mingi 40 raamatut, enamus on kõik mingid enesearengu teemadel. Et hakkad nagu seda lugema, võib-olla loed seal mõned õhtut ja siis nagu sa nagu väsid ära sellest. Väsid ära ja siis sa analüüsid ju kogu. Jah. Et ja siis see raamat jälle jääb, ma arvan, mul on mingi 5 raamatut vist, mis ma olen hakanud lugema ja siis nad jäävad pooleli, aga praegult nagu sind kuulates ilukirjandus või siis need seiklused maalt ja merelt, siis mõtled, et täitsa hakkama mõtlema mingid, äkki lihtsalt võiks lugeda mingid muud raamat. Päris värskenda on vahepeal lugeda seda ilukirjandust ka. Aga see on ka minu puhul tavaline, et kui ma vahepeal lugesin ka erinevaid neid, koolis kui ma käisin, siis oligi vaja hästi palju kirjandust lugeda päriselt. Ja siis mul oli mingi 6 raamatut niiviisi ja ma niimoodi vahelduva eduga lugesin mingisuguse peatüki ära ühest raamatust ja puhkasin. Järgmine päev võtsin teise. Sest ma ei suuda nagu neid raskeid raamatuid järjest lugeda. Et siis Lembitu kogu aeg ütles, mis asja, mis moodi sa loed, kuidas võimalik on, eks mitu raamatut on siin ootnud. Ja siis iga päev vaatasin nagu, et mida ma täna tahaksin nagu edasi nagu uurida, eks ju. Aga jah, see enesearengu need teemad ja üldse kõik need see psühholoogia ja see ikka tõsiselt väsitab. Need ei ole kerged raamatud alati, et need ikkagi, sa pead kuidagi seda teksti ja mõni ju kirjutab ka nii keeruliselt, eks ju, keeruliste sõnadega. Mõnel on hästi süke akadeemiline süke väljendusviis on ja siis mõtled, et huvitav, mis see nüüd siis, milleks nagu nii keeruliselt seda asja? Aga sealt võiks läbi selle võiks tulla jälle see lugemisharjumus nagu tagasi, et küll, et loed mingit sihukest mingit põnevikku või lihtsalt nagu loeks tavalist raamatut, mitte seda psühholoogia teemas. Aga ma olen viimasel ajal kasutanud seda audio kuulamist. Et sa nagu saad samal ajal ka teha midagi ja soome keeles. Et päris palju seda sõnavara nagu parandab ka. Saad uusi sõnu sealt ja väga mõnus on. Mul on mingi aeg võtsin Eesti, ma ei mäleta Elisast või kuskilt võtsin ka selle audio, aga täpselt samamoodi. Ma kuulasin kõiki neid enesearengu teemasid seal hommikul töö juures, tegid seal oma tööd kõrvaklappidega pähe ja nii ta läks, aga see oleks päris siuke värskendav jah, lugeda hoopis tavalist raamatut nii-öelda. Ja. Aga mul on jah see, et ma ei saa pidama siis ja siis ma kogu aeg mõtlen selle peale ja siis mul on vaja päriselt ju asjad ära teha, eks ju. Ja siis ma ei saa nagu keskenduda, sellepärast ma kogu aeg mõtlen, kurat, kuidas see edasi läheb sealt. Vanasti lapsena mul oli veel see komme ka, et ma pidin selle lõpu ära lugema. Peale seda, kui ma lugesin seda 3 musketäri. Ja kuna see oli ikka trauma, ma sain trauma sealt. No tundub küll, jah. Siis ma mingi aeg hakkasin lugema raamatute lõppusid, et kui see raamatu lõpp oli minu jaoks õnnetu, siis ma keeldusin. Ma ei lugenud neid raamatuid. Aga põnevust ära ei võtnud siis, kui sa tead, kuidas lõppes või? Ei. Aga siis, ma arvan, siis tuli mängu see on nagu mul on kunagi tulnud, et isegi kui ma olen seda filmi vaadanud,
tead, mis seal lõpeb, siis arvad, et äkki seekord läheb teistmoodi. Just. Ja. Aga vaata, kui huvitav on niimoodi otsust. Nüüd ma enam seda ei tee. Aga siis mingi aeg oli küll niimoodi, et ma lugesin lõppu ära. Okei, õnnelik lõpp, mul sobib. Okay. Mulle ei sobi õnnetud lõpud. Lõpud peavad olema õnnelikud. Aga see on see muinasjutu teema ka ja need ka alati lõpevad. Ja siis nad elavad õnnelikult. Elu lõpuni. Nii kaua, kuni nad surevad, eks ju. Või jah. Noh, või on siis on elu lõpuni. Aga noh, ega seda ei ütle keegi, kui kaua nad koos elasid üldse. Ja mis elu siis ka, sest elu algab ju tavaliselt peale abielu. Et lõpetatakse ilusa asja juures ära. Kui printsess saab ellu, siis alles hakkab elu ainult. Siis on vaja hakata puid lõhkuma pärast ja süüa tegema naisel ja siis sellest ei taheta rääkida. Siis tulevad lapsed on ju. Ja lapsed ka veel. Ja siis keha väsib ära ja... Just. Selge, aga võt, selline mäng oli täna. Võtan nüüd. Teile meeldib kuulata. Ja näeme järgmisel korral. Yes. Tšau. Tšau.